On olemas teatud tüüpi jõud, mis avaldub mitte selles, mida juht teeb, vaid selles, mida juht enam tegema ei pea. Enamiku möödunud kümnendist on Xi Jinping seda jõudu näidanud peamiselt välisreisidest loobudes ning maailm tuli tema juurde. Välisriikide juhid lendasid Pekingisse, osalesid ettenähtud tseremooniatel ja lendasid siis koju tagasi. Aasia seltsi koostatud andmete kohaselt tegi Xi Jinping aastatel 2013-2019 keskmiselt umbes 14 välisreisi aastas, kuid vähendas selle 2022-2025 umbes 6 reisile aastas. 2020 aastal lahkus ta riigist vaid korra. 2021 aastal ei lahkunud ta üldse, väidetavalt COVID-kriisi tõttu. Aga signaal oli ühemõtteline. Geopoliitiline raskuskese oli nihkunud ja see asus Pekingis, oodates, et kõik teised sinna jõuaksid. Nii et kui Xi astus 2026 aasta juuni alguses lennukile, mille sihtkohaks oli Pyongyang, tekitas see uudistes furoori. See oli tema esimene visiit Põhja-Koreasse 7 aasta jooksul ja kogu aasta esimene välisreis. See oli jahmatav muutus. Xi, mees, kes paneb maailma enda juurde tulema, läks seekord ise mitte kellegi muu kui Kim Jong-uni juurde. Et mõista, miks juht, kes oma reisimist nii kiivalt piirab, võis lasta end meelitada seda kapitali kulutama reisimiseks maailma kõige isoleeritumasse režiimi, peame jälgima mõjutuste ahelat. Ja see ahel ei alga ei Pyongyangis ega Pekingis, vaid Ida-Ukraina suurtükiliinidel. Alustame Puurist, kus Kim Jong-un varem elas. Aastakünneid oli Põhja-Korea tüüpiline noorem partner ja Hiina hoidis võtmeid. Hinnangud Pyongyangi kaubandusliku sõltuvuse kohta Hiinast erinevad, kuid kõik viitavad samas suunas. Riiklik Põhja-Korea komitee hindas selle 2022 aasta hinnangul koguni 95%-le. Teine 2026 aastal viidatud arvestus paigutas selle endiselt üle 90%. Ükskõik, mis see täpne number ka poleks, tähendab see, et Põhja-Koreale olid kehtestatud sanktsioonid. Ta oli isoleeritud ja majanduslikult seotud vaid ühe partneriga. Tähtis on märkida, et kaubandus moodustas riigi majandusest vaid väikese osa, kuna sanktsioonid sundisid Põhja-Koread tootma võimalikult palju ise. Aga kõike pole võimalik ise toota ja naftavarusid Põhja-Koreal ei ole. Selle asemel tuli suur osa vajalikest ressurssidest Hiinast. Pekingil oleks Põhja-Korea mõjutamiseks 2 mõjuhooba. Üks neist oli majanduslik. Lihtne tõsiasi, et ta sai piirata energiatarnete ja kaubanduse voogu, millest Põhja-Korea sõltus, piirates riigi võimalusi importida olulisi kaupu ja eksportida oma tooteid välismaale. Ja teine oli diplomaatiline. Tuumadesarmeerimise küsimus, mida Hiina sai tõstatada või tahaplaanile jätta, et ohjata oma sõnakuulmatut naabrit ja anda Washingtonile märku, et tal on mõjuvõimu, mida saab läbirääkimistel kasutada. Kimil oli täpselt üks puu, mille külge rippuda, ja see puu kuulus Pekingile. Tasub hetkeks peatuda ja lähemalt uurida, kui õõnes see niinimetatud liit kogu selle kõige all tegelikult oli, sest see seletab, miks Hiina ei saa lihtsalt käskida Põhja-Koreal kuuletuda. Paberil näib see side raudtindel. 1961. aasta sõpruse, koostöö ja vastastikuse abileping, mille 65. aastapäev on sel aastal, on ainus ametlik sõjaline liiduleping, mida Hiina kellegagi endiselt säilitab. Ja see sisaldab klauslit, mis kohustab mõlemat poolt teineteist rünnaku korral kaitsma. Aga tegelikkus on olnud palju jahedam, kui dokument riitab, mida on iseloomustanud pikad vastastikuse kahtlustuse perioodid. Selles suhtes on ka struktuurne vastuolu, mida see leping ei suuda täielikult varjata. Peking on alati soovinud, et Põhja-Korea oleks kuulekas ja stabiilne, et see oleks juhitav puhvertsoon, mitte tõeliselt võimas ja ettearvamatu riik oma piiril. Pyongyang on omalt poolt alati soovinud tingimusteta toetust ilma piiranguteta ning on pidanud Hiina sekkumist oma siseasjadesse ja relvaprogrammi omamoodi pehmeks sissetungiks, millele tuleb vastu seista. Nagu märkis rahvusvaheline kriisirühm, on Peking juba ammu olnud ettevaatlik Põhja-Korea sõjalise võimekuse tugevdamise abistamisel just seetõttu, et sõjaliselt julgemaks muutunud Pyongyang on pigem ebastabiilsuse allikas kui eelis. Ja need 2 nägemust olid alati omavahel pinges. Sõda Ukrainas andis Kim Jong-unile võimaluse nende nägemuste piire proovile panna ja näha, kui palju väärtustab Hiina seda, et Põhja-Korea on tema poolel. Ja selle põhjuseks on see, et Venemaa läks sõtta eeldades täielikult, et tal ei lähe vaja kaugeltki nii palju ressursse, kui tegelikult läks. Aga nagu sa väga hästi tead, muutus Ukraina sissetung kurnavaks suurtükisõjaks, selliseks, mis neelab mürske kiiremini, kui sõjaaegne majandus neid toota suudab.
Moskva avastas, et tal on puudus ja hakkas laskemoona otsima kõikjalt, kust seda leida andis. Sellele järgnenud sündmuste ulatust saab jälgida avatud allikate põhjal. Avatud allikate keskus, Ühendkuningriigis asuv uurimisrühm, tegi koostööd Reutersiga, et jälgida saadetisi satelliidipiltide abil ning Kuninglik Ühendatud Teenistuste Instituut võttis tulemused kokku. Umbes 2023 aasta augustist kuni 2025 aasta kevadeni tegi väike Vene lipu all sõitev laevastik umbes 64 reisi, vedades umbes 15 800 kaubakonteinerit Põhja-Korea Rajini sadamast Venemaa Kaug-Itta. Hinnangute kohaselt sisaldavad need konteinerid kokku 4,2 kuni 5,8 miljonit suurtükimürsku. 2026 aasta alguseks kasvas see arv hämmastava 33 000 konteinerini ja hinnanguliselt 15 152 millimeetrise mürsuni. Selle arvu paremaks mõistmiseks usuvad Lääne ja Ukraina ametnikud, et Venemaa enda tehased tootsid 2024. aastal kodumaal mitte rohkem kui 2,3 miljonit mürsku. Kui me ekstrapoleerime selle sõja kestusele ja võimalikule tootmisele, siis Põhja-Korea võis varustada potentsiaalselt umbes 40% laskemoonast, mida Venemaa kasutas, ning mõned üksikud Vene suurtükiväeüksused Reutersi poolt vaadatud dokumentide kohaselt kasutasid 50–100% ulatuses Põhja-Korea mürske. Kuigi see kõik võib tunduda lihtsalt taustamürana Ukraina sõja kontekstis, on selle saavutuse tööstuslik pool just see, mis muudab selle oluliseks Põhja-Korea ja Hiina suhetes. Põhja-Koreal oli sanktsioonide all kannatav kaitsetööstus, mida ülejäänud maailm oli maha kandnud kui roostetavat külma sõja reliikviat. Ja äkitselt oli neil kindel megaklient, kellel oli praktiliselt põhjatu isu. Tulemuseks oli see, et sõda Ukrainas ja sellest tulenev laskemoona vajadus toimisid Põhja-Korea sõjatööstuse jaoks majanduse elavdamise programmina. Põhjus töötada mürskude tootmisliinid täisvõimsusel, renoveerida vanu tehaseid, hoida töötajaid tööl ja mis kõige tähtsam, saada välisvaluuta varu. Sõda on ka lahingutingimustes toimiv katselabor. Iga süsteem, mille Põhja-Korea idasse saadab ja iga sõdur, kes rindelt tagasi pöördub, toob põhimõtteliselt kaasa lahinguvälja tagasisidet, mida ükski rahuaja testimine ei suuda pakkuda. Tootmisnäitajad siin on tuletatud ekspordimahtudest, mitte otseselt mõõdetud Põhja-Koreas, mis on endiselt üks maailma läbipaistmatumaid riike. Kuid suund on selge. Sõda tegi Pyongyangi relvatööstusele seda, mida ükski sisepoliitika poleks suutnud. Ja kui juba lahingutingimustes katsetamisest rääkida, siis on siin veel ka Põhja-Korea sõdurite küsimus, sest nemadki on osa samast uuendusest. Põhja-Korea roteeris sõdureid rindele. Välisallikate hinnangul saadeti sõja jooksul sinna 14 000 kuni 15 000 sõdurit. Nendest hinnati, et Põhja-Korea kaotas vähemalt 6 000 sõdurit, mis on jahmatav arv. Ja Põhja-Korea sõdurite kohalolekut ühes tehnoloogiliselt kõige enam toetatud sõjas on pidevalt pilgatud. Kuid lisaks süngele meenutusele, et neid kasutati eesliinil ärakulutatavate sõduritena, on need lähetused ka väljaõppeks ning võimalus Põhja-Koreale saada reaalajas ülevaade sellest, kuidas sõjataktikad 21. sajandil toimivad. Pea meeles, et kuigi Põhja-Korea on tehniliselt külmutatud konfliktis Lõuna-Koreaga, pole nende armee olnud sõjas alates 1950-ndatest ning neil pole olnud võimalust harjutada koos kaasaegsete armeedega. Ja kõige selle juures sai Kim tasu mitmes erinevas valuutas korraga. Esimene neist oli sularaha ning Seulis välja käidud numbrid on muljetavaldavad. Lõuna-Korea riikliku julgeolekustrateegia instituut, mis on valitsuse rahastatud asutus, on hinnanud, et Moskva võis maksta Põhja-Koreale vägede saatmise ja relvade eest koguni kuni $14,4 miljardit. Sama analüüs viitab ka sellele, et Pyongyang võis sellest summast saada tegelike kaupade kujul vaid $580 miljonit kuni $1,5 miljardit, ülejäänu arvatakse olevat tundliku sõjatehnoloogia vahetuskaubandus. Analüütikud arvavad, et tehnoloogia üleandmine võis olla osa kompensatsioonipaketist ning see võib olla olulisemgi kui raha. Ülekande täpne sisu on ebaselge ning suurem osa levivast infost põhineb põhjendatud oletustel, mitte kinnitatud faktidel. Kuid vaatlejate poolt välja toodud kategooriad on järjepidevad ning hõlmavad satelliidi ja kosmosestardiabi ning õhutõrjetoetust. Kolmas valuuta on otseselt seotud põhjusega, miks Põhja-Korea võiks järsku Hiina haardest vabaneda. See on nafta. Enne sõda oli Hiina ainus nafta ja naftatoodete tarnija Põhja-Koreale, varustades sõprustoru kaudu Põhja-Koread, et nad saaksid oma ainsa naftatöötlemistehase kodumaiste vajaduste jaoks töös hoida.
Kuid väljaannete Histories ja OCCRP ühine uurimine, mis tehti taas koostöös Open Source Centeriga, leidis 2024. aastal toimetas Venemaa salaja umbes 1,5 miljonit barrelit naftatooteid Põhja-Koreasse, mis on umbes 3 korda rohkem kui ÜRO poolt Pyongyangile seatud aastane piirang. Need olid Venemaa naftaekspordi ja rafineerimisvõimsustega võrreldes tühised arvud, kuid see tähendas, et Põhja-Korea sai olulise naftatoodete lisavaru, selle asemel, et loota ainult oma ametlikule partnerile. Viimane valuuta on see, mis lõhub vana süsteemi täielikult, ja see on poliitiline. Venemaa on sisuliselt loobunud sanktsioonide režiimist, mida ta kunagi aitas jõus hoida, kaitstes Põhja-Koread ÜROs ja praktilises plaanis kohtleb teda kui teist tuumariiki. See tunnustus on Kimile väärtuslikum kui ükski saadetis, sest see kinnitab tema arsenali, mis varem määras tema isoleerituse. Päi enne Xi saabumist kirjeldas Kimi õde Kim Jo-jong avalikult riigi tuumastaatust kui pöördumatut. Väliste hinnangute kohaselt oli Põhja-Koreal 2026 aasta keskpaigaks umbes 60 lõhkepead ning tippkohtumise eel pildistati Kimi, kui ta külastas riikliku meediateatel relvakõlblike tuumamaterjalide tehast ja uraani rikastamise objekti. See on režiim, mis on lõpetanud loa küsimise. See viibki meid loo tuumani ja sinna, kus mõjuvõimu tasakaal muutus. Aga enne kui läheme detailidesse, telli kindlasti The Military Show, et olla kursis kõigi uudistega ülemaailmses geopoliitikas. Tagasi Kim Jong-uni juurde. Hiina majanduslik haare Põhja-Korea üle toimis ainult seetõttu, et Pyongyangil polnud mujale minna. Tegelikult polnudki oluline, et Põhja-Korea väliskaubandus moodustas vaid murdosa nende majandusest, vaid see, et enamik sellest kaubandusest suunati ühte riiki, mis võis igal hetkel selle peatada ja Põhja-Korea täielikult isoleerida. Aga esimest korda pärast seda, kui Kim 2011 aastal võimule tuli, oli tal nüüd alternatiiv. Venemaa saab varustada teda teravilja, kütuse, raha, tehnoloogia ja diplomaatilise kaitsega. Pekingi aastakümneid pingutatud rihm lõdvenes, mitte sellepärast, et Hiina oleks midagi valesti teinud, vaid kuna areenile astus teine patroon. Ja niipea, kui tekib teine ostja, kaotab esimene ostja võimaluse tingimusi dikteerida. See ongi see, mis pööras Xi ja Kimi vahelise jõuvahekorra ümber. Pekingi õudusunenägu pole mitte see, et Põhja-Korea laseb veel ühe raketi välja, vaid see, et Põhja-Korea triivib jäädavalt Venemaa orbiidile ja eemaldub lõplikult Hiinast, jättes Pekingi tuumarelvastatud naabriga, kellega tal enam mingit ühendust pole. Äkitselt on hoopis Hiina see, kes vajab suhte stabiliseerimist, sest ta võib tegelikult ülemaailmselt kaotada, kui jätab hooletusse naabri, kes kipub vahel oma enda kahjuks liiga kergekäeliselt jõudu kasutama. Ja Kim on seda ärevust täpselt tajunud ning saab nüüd selle leevendamise eest tasu nõuda. Kõik, mida ta pidi tegema, oli tippkohtumist võõrustada, lubada ühisavaldusse mõned soojad read ning lasta Xi'l koju naasta võimalusega väita, et Peking mõjutab endiselt Pyongyangi. Vastutasuks eeldavad seda jälgivad analüütikud, et Kim saab need käega katsutavad asjad, mida ta tegelikult tahab. Kõnekas on see, et Põhja-Koreal on nüüd rohkem ühendusi maailmaga, kuna Hiina taastas 6-aastase pausi järel piiriülese rongiühenduse Pekingi ja Pyongyangi vahel 2026 aasta märtsis. See rong veab reisijaid, aga samuti raha ja geopoliitilist teavet ühe maailma kõige võimsama riigi kohta. See viibki meid visiidi enda ja selle olulisuse juurde. Xi oli see, kes reisis. Juht, kes on aastaid pannud maailma enda juurde tulema, istus lennukile ja läks ise kohale ning ta tegi seda suuresti Kimi tingimustel. Tähtis on märkida, et visiidi jooksul ei arutatud kordagi Põhja-Korea tuumarelvastuse ega võimaliku demilitariseerimise üle. Brookingsi instituut analüüsis tippkohtumist ja märkis, et kuigi Hiina ametnikud ütlevad endiselt, et tuuma desarmeerimine on ametlik seisukoht, ei rõhuta Peking seda enam avalikult. See ongi täpselt sellepärast, et Pyongyang on selle kategooriliselt tagasi lükanud ning Venemaa on toetanud Põhja-Koread kui tuumarelvastatud riiki. Tuumadesarmeerimise küsimuse surumine riskib ainult Kim Jong-uni võõrandamisega kõige ebasobivamal hetkel. Kim Jong-uni režiimi jaoks tähendab see, et Peking ei ole enam valmis seadma suhete tingimuseks tuumaküsimust. Selle asemel peab Hiina sisuliselt leidma teise viisi, kuidas oma väikseimat naabrit alluma sundida. See iseenesest on Pyongyangile suur strateegiline võit. Tõsiasi, et Xi valis Põhja-Korea oma aasta esimeseks välisreisiks, oli juba iseenesest märk heakskiidust. Legitiimsuse kingitus, mis anti Kimile nii kodus kui ka välismaal. Ka keelekasutuses on peidus sümboolne muutus.
Selle suhte varasem kirjeldus tugines kaaslaste ja vendade kujundile, mille all oli selge hierarhia, vanem ja noorem. Selle tippkohtumise kajastustes kirjeldatakse üha enam midagi võrdsemat, strateegilist partnerlust osapoolte vahel, kes lähtuvad omaenda huvidest. Kui me jätame sõnakõlksu kõrvale, on see tegelikult Pekingi jaoks staatuse langus. See ei ole enam vanem vend sõltuvale Põhja-Koreale, vaid strateegiline partner riigile, kellel on nüüd majanduslikud võimalused, olenemata sellest, kas need on tekkinud tema enda ambitsioonidest või mitte. Kuid kuigi Hiina ja Põhja-Korea suhete dünaamika on muutunud, on samuti oluline arutada, kuidas see mõjutab ülemaailmset geopoliitikat, eriti suhetes USA-ga. Osa sellest, mida Peking on ajalooliselt Põhja-Korea suhetest saanud, on olnud võimalus kasutada seda suhet trumbina Ameerika Ühendriikide vastu. Kaubanduspartnerina oli see üks jõud, mis suutis Pyongyangi ohjeldada ning seetõttu oli see ka partner, keda Washington pidi enda poolel hoidma. Aga see trump toimib ainult siis, kui Hiina suudab tegelikult ohjeldamist tagada. Pärast seda, kui Xi kohtus president Donald Trumpiga varem 2026. aastal, läksid ameeriklaste ja hiinlaste kirjeldused arutatu kohta lahku ja just nimelt selles küsimuses. Washington hoidis denukleariseerimise teemat esiplaanil, samal ajal kui Peking nihutas selle tavaplaanile. Kui Xi tahab jätkuvalt kasutada Põhja-Koread hoovana ameeriklaste suhtes, kuid ei suuda seda hooba tegelikult kontrollida, siis visiit Pyongyangi teenib eesmärki, mis ulatub kahepoolsete suhete soojendamisest kaugemale. See on mõjudemonstratsioon, mis on osaliselt lavastatud Washingtoni publiku jaoks. Probleem on selles, et mõju demonstreerimine ja selle tegelik omamine ei ole üks ja sama asi ning Kim teab seda paremini kui keegi teine. Ja et see mõte kindlasti kohale jõuaks, rõhutas Kim seda ka sõjavarustusega. Põhja-Korea lasi mai lõpus välja lühimaa ballistiliste rakettide salve, vahetult enne seda, kui visiit üldse välja kuulutati. See sobitub pikaajalisse mustrisse, kus enne olulist kohtumist lastakse midagi merre, justkui selleks, et näidata, Põhja-Korea järgib oma enda ajakava, hoolimata sellest, kas külaline tuleb või mitte. Kui Hiinal oleks Põhja-Korea üle rohkem kontrolli, võiks ta visiidi edasi lükata või sundida Põhja-Koread oma raketiarsenali demonstreerimist lõpetama. Kuna Hiina vajas Korea abi, pühiti kogu asi vaiba alla. Kas pealkiri peab siis paika, kas Kim petis Xi ära? Aus vastus on huvitavam kui lihtne jah. Tegelikult polnud mingit pettust, kus Kim oleks Xi'd vale lubadusega hannitanud. Selle asemel juhtus hoopis see, et ajaks, mil Xi Pyongyangis laua taha istus, polnud enam ühtegi head käiku jäänud. Põhja-Koreal oli nüüd kogu mõjuvõim, mis oli kogunenud tänu sellele, et Venemaa saatis elutähtsaid tarneid ja andis Põhja-Korea tööstusele võimaluse eksportida midagi kellelegi teisele, peale Hiina. Siiski on oluline märkida, et see ei tähenda, nagu Hiina oleks lihtsalt kaotanud. Venemaalt saadud ootamatu kasu ei ole lõputu ja see võib varsti oma piirini jõuda. 2025 aasta lõpuks teatas Ukraina sõjaväeluure, et Põhja-Korea mürskude tarned olid järsult vähenenud. Aruanne viitas sellele, et Põhja-Korea varud olid langenud nii madalale, et riik ei suutnud enam oma sisetoodanguga sammu pidada ega varusid säilitada. Tuleb märkida, et see on Ukraina valitsuse hinnang ning hilisemad aruanded näitasid, et 2026 aasta alguseks olid veomahud taas kõrged. Kuid see viitab tõsiasjale, et majandus, mis põhineb mürskude müümisel kellegi teise sõtta, on selle sõja pantvang. Venemaa edasiliikumine sõjas peats täielikult. 2026 aastal ning märts oli esimene kuu pärast Ukraina 2023 aasta vastupealetungi, mil Kiiev suutis vallutada rohkem territooriumi kui kaotas. Venemaa seisab silmitsi oma suurtükiväe võimekuse halvenemisega, mis tuleneb kas suurtükisüsteemide kaotamisest või kulumisest. Kui suurtükiväe jaoks pole midagi, millega tulistada, pole vaja ka nii palju Põhja-Koreast importida ning selle tulemusena väheneb Kim Jong-uni mõjuvõim. Põhja-Korea saab sellest aru, mistõttu väidetavalt liigub droonide tootmise suunas ja saadab töötajaid Venemaa tehastesse. See püüab muuta ühekordse suurtükimürskude tehingu millekski püsivamaks. Sellest hetkest alates võiks Põhja-Korea majandus tahtmatult põimuda kogu Venemaa sõjatööstuskompleksiga. Ja Venemaa pingutused jätkuvad täisvõimsusel, sõltumata sellest, kuidas sõda kulgeb, sest ta ei saa endale lubada peatuda ega jätta muljet, et annab järele Ukrainale, riigile, mida ta ise ründas. Teine oluline märkus on see, et Putin ei ole ka Kimi sõber. Ta kasutab Põhja-Koread samamoodi nagu kunagi Peking. Ja on analüütikuid, kes kahtlustavad, et Moskva on rahul, kui saab Pyongyangi Hiina eeshoovana kasutada, osaliselt selleks, et Pekingit ebakindlana hoida.
Kim balansseerib kahe suurema jõu vahel, kes mõlemad tahavad teda ära kasutada ja see balansseerimine on oma olemuselt ebakindel. Kogu strateegia sõltub sellest, et mõlemad toetajad oleksid veendunud, et nad ei saa endale lubada tema kaotamist ja seda positsiooni on raske lõputult hoida. Ja kolmas hoiatus on see, et mõned analüütikud käsitlesid kohtumist sellisena, kus mõlemad juhid said midagi. Kim sai legitiimsuse ja suhte, mis oli vabastatud tuumatingimusest. Xi sai taas kinnitada, et Hiina on endiselt Pyongyangi asendamatu majanduspartner ning tuletada Washingtonile meelde pärast oma hiljutisi kohtumisi Trumpi ja Putiniga, et Peking on endiselt piirkonna keskne tegija. Hiina säilitab sisuliselt status quo'd ja Põhja-Koreal oleks vaja midagi erakordset, et suuta seda tasakaalu nihutada kaugemale sümboolsetest žestidest. Kuhu see kolmnurk siit edasi liigub? Järgmised sammud on juba nähtavad, kui tead, kuhu vaadata. Esimene signaal saabub juulis 2026. Just siis möödub 1961. aasta lepingu sõlmimisest 65 aastat. Küsimus on selles, kas Peking lisab soojadele sõnadele ka midagi konkreetset. See võib olla relvatehing, õhutõrjesüsteemi pakkumine või ühine mereväeõppus. Midagi sellist, mida Hiina aeg-ajalt eriti meelsasti teeb. Kõik need sammud nihutaksid tasakaalu Hiina kasuks, tehes temast Korea peamise toetaja, kuid nende puudumine oleks sama kõnekas. Teine märk on Põhja-Korea raketikatsetuste sagedus. Kui Kim jätkab rakettide väljalaskmist oma enda graafiku järgi, viitab see sellele, et Pekingi mõju on endiselt pigem näiline kui sisuline. Ja kõige sügavam küsimus on see, millele sõda ise vastuse annab. Kas Kim suudab ühekordsest suurtükiväe ootamatust tulust midagi püsivat teha, enne kui lahingud vaibuvad ja Venemaalt saadav kasu kahaneb? Just sellepärast võivad need Põhja-Korea töölised, kes väidetavalt suunduvad Venemaa droonitehasesse, olla olulisemad kui ükskõik milline tippkohtumise foto. Hiina sõjalise laienemise plaanid edenevad märkimisväärse kiirusega, kuna Peking on meeleheitlikult püüdnud vähendada vahet enda ja Ameerika Ühendriikide vahel enne võimalikku konflikti kahe suurriigi vahel. Hiina on ehitanud nii maailma suurima mereväe kui ka suurima armee ning näitab regulaarselt oma uusimaid ja parimaid uuendusi, alates tehisintellektiga integreeritud parvedroonidest kuni hüperhelikiirusel rakettideni. Kuid samal ajal, kui Peking püüab järele jõuda, ei seisa USA lihtsalt paigal. USA teeb ka ise suuri edusamme, et säilitada oma positsiooni maailma võimsaima sõjalise jõuna. Üks neist edusammudest kujutab endast tohutut probleemi Hiina rekordilise mereväe jaoks, sest USA muutis just B-2 Spiriti nähtamatuks laevastiku hävitajaks, millel on võime Pekingi mereväge sadade miilide kauguselt oluliselt vähendada. Võib-olla kõige ikoonilisemaks pommitajaks peetav B-2 ei vaja erilist tutvustamist. Selle eristuv lendava tiiva siluett on kogu maailmas kohe äratuntav ning erakordsed varjevõime on teinud sellest ühe kõige hirmuäratavama ja tõhusama lennuki läbi aegade. Võimeline tungima vaenlase õhuruumi märkamatult on see lennuk tõestanud oma väärtust lugematutel kordadel, olles alates 1997. aastal teenistusse astumisest mänginud juhtivat rolli paljudes konfliktides. Seda kasutati näiteks Kosovo sõjas 1999. aastal, samuti Iraagi, Afganistani, Liibua ja Jeemeni sõdades ning hiljuti ka Iraanis. Oma teenistuse jooksul on B-2 enamasti kasutatud maapealsete sihtmärkide ründamiseks, nagu Serbia sõjaline infrastruktuur Kosovos, Talibani tugipunktid Afganistanis ja maa-alused tuumarajatised Iraanis. See on osutunud märkimisväärselt tõhusaks punkrite, baaside ja õhutõrje hävitamisel. Kuid seda pole kunagi peetud tõsiseks laevavastaseks relvaks. Kuigi sellel oli potentsiaali hävitada sõjalaevu ja muid mereväe varasid tänu suurele kandevõimele, muljetavaldavale lennuulatusele ja vargsi tegutsemise võimele, oli alati üks suur probleem, mis B-2 tagasi hoidis. Meresihtmärkidele mõeldud moona puudus. Kui USA oleks tahtnud varasematel aastatel B-2 ka sõjalaeva pommitada, oleks ta pidanud lootma vabalangevatele nutipommidele nagu GBU-31 JJ-Dam. Ja kui B-2 oleks tahtnud tabada liikuva sõjalaeva JJ-Damiga, oleks ta pidanud peaaegu otse sihtmärgi kohale lendama, enne kui ta oma lasti maha viskab. Kuigi B-2L on nii arenenud hiilivusomadused, võib vaenlase laevadele nii lähedale lendamine siiski olla uskumatult riskantne manööver, mis võib pommitaja paljastada erinevatele radaritele ja integreeritud õhutõrjesüsteemidele.
Veelgi enam, kuigi need on statsionaarsete sihtmärkide vastu uskumatult täpsed, puuduvad JJ-Damidel vajalikud komponendid, nagu infrapunaotsijad ja aktiivsed radarisüsteemid, et aktiivselt jälgida ja sihtida vaenlase laevu merel. Nende piirangute tõttu jäi B2 meresihtmärkide vastastes operatsioonides suuresti tavaplaanile ning selle asemel kasutati näiteks B1B Lancerit. Kuid 2025 aastal pööras USA sõjavägi olukorra pea peale. Test toimus millalgi aprilli lõpus Eglini õhuväebaasi lähedal Lode Floridas, kus B2 pommitaja heitis 500-naelase QuickSynci meresihtmärgi relva. QuickSync on spetsiaalselt mereväe sihtmärkide jaoks kohandatud JJ-Dam. Selle tööpõhimõte on üllatavalt tõhus. Kõigepealt tuvastatakse sihtmärk, tavaliselt merepatrulli ja luurelennuki, näiteks B8 Poseidoni abil, mis edastab sihtmärgi koordinaadid ründelennukile, näiteks B2 pommitajale. Seejärel läheneb pommitaja sihtmärgile ja laseb oma laengu ülalt alla. Nagu tavaline JJ-Dam, tugineb ka QuickSync oma sisseehitatud GPS-ile ja inertsiaalsetele navigatsioonisüsteemidele, et liikuda sihtmärgi viimati teadaolevasse asukohta. Kui pomm jõuab sihtmärgi lähedusse, aktiveerub pommi VOSA infrapunapildi otsija, mis aitab sellel sihtmärgile lukustuda. See skaneerib ümbritsevat ala, otsides laeva, mille mõõtmed ja soojusallkiri vastavad sihtmärgile ning annab reaalajas kursiparandusi, et jälgida laeva liikumist. Kuid QuickSync ei põrka lihtsalt vastu sihtmärgi külge ega taba seda ülevalt. Selle asemel sukeldub see tegelikult laeva kõrvale vette ja kasutab viitega sütikut, et plahvatada otse kere kõrval. Tekkinud plahvatus tekitab suure lööklaine, mis on tavaliselt piisavalt tugev, et tõsta laevakere veest välja ja lüüa selle põhjaaugu. Tegelikult murrab see laeva selgroo, mis tavaliselt riib selle uppumiseni mõne sekundi jooksul. Sellest ta nimi QuickSync. See oli tol ajal suur uudis, kus kindral David Alvin, USA õhujõudude staabiülen, kirjutas X-is: "Me lasime välja uue kiiruppumise relva, mis suurendab oluliselt meie võimet rünnata seisvaid või liikuvaid pinnalaevu." See on tõeline mängumuutja kaitseministeeriumi jaoks ja on täpselt see, mida president Donald Trump mõtleb, kui räägib rahust läbi jõu. See lahendas selgelt eelneva probleemi, kus B2 ei suutnud usaldusväärselt tabada merel liikuvaid sihtmärke ning see oli märkimisväärne täiendus pommitaja võimekusele. Isegi tol ajal seadsid mõned asjatundlikud vaatlejad kahtluse alla QuickSynci tõhususe Hiina mereväe vastu, arvestades selle tohutut suurust ja arenenud õhutõrjevõimekust. Näiteks Tom Sugart, endine USA mereväe allveelaevade sõjapidamise ohvitser ja vanemteadur Uue Ameerika ühiskonnakeskuses, kirjutas internetis, et ta oleks üsna üllatunud, kui USA sõjavägi riskiks lennutada B2 pommitajat Hiina sõjalaevadele nii lähedale, et sellist pommi visata. Lisades, kas me oleme 1000% kindlad, et nende õhutõrjesüsteemid ei saa sellest haisu ninna? Sama küsimust kordasid paljud teisedki sõjalised eksperdid, kes olid üldiselt põnevil nähes, et B2 laiendab oma relvastust, kuid olid samuti mures, et sellest ei pruugi olla suurt kasu hüpoteetilises konfliktis Hiinaga. Arvestades, et iga B2 väärtus on ligikaudu $2 miljardit ja teenistuses on vaid 19 sellist pommitajat. Tänapäeval on mõistetav, et õhuvägi ei tahaks nii haruldast ja väärtuslikku vahendit tarbetult riskantsesse olukorda panna. Kui olemas olid veel teised, mõistlikumad alternatiivid. Lühidalt öeldes oli QuickSynci lisamine kahtlemata samm õiges suunas, kuid võib-olla mitte piisavalt suur samm, et teha tõelist vahet. Õnneks ei olnud USA sellega veel lõpetanud. Kulisside taga töötas sõjavägi veel ühe B2 Spiriti relvastuse täienduse kallal, mis tõstaks selle võimekuse palju kõrgemale tasemele. See täiendus viiks selle juba legendaarse lennuki veeldi kõrgemale operatiivse täiuslikkuse tasemele ja muudaks selle täiuslikuks vastumeetmeks Hiina kiiresti laieneva mereväe vastu. AGM-158C kaugmaa laevatõrjerakett, LRAASM, õhust lastav laevatõrje tiibrakett, mille töötas välja kaitsetäiustatud uurimisprojektide agentuur ehk DARPA 2010-ndatel ja mis võeti kasutusele 2018. aastal Ameerika Ühendriikide õhuväes ja mereväes. Selle pikkus on hinnanguliselt 14 jalga ehk 4,26 meetrit tiivaulatus, 8 jalga 10 tolli ehk 2,7 meetrit ning kaal 2760 naela ehk 1250 kilogrammi. LRAASM on üks kõige arenenumaid laevatõrjerakette, mis tänapäeval olemas on.
Seda käitab Williams F107, VR F107, VR105 turboventilaatormootor, mis võimaldab saavutada kõrgeid allhelikiirusi, umbes Mach 0,9 ehk 690 miili tunnis ehk 1111 kilomeetrit tunnis. Ja selle tegevusulatus on kuni 500 meremiili ehk 926 kilomeetrit. Tänu GPS-ile ja inertsiaalsetele navigatsioonisüsteemidele kombineerituna infrapuna- ja elektrooptiliste andurite ning tehisintellekti juhendustehnoloogiaga on LRA ASM erakordselt täpne, suutes tabada sihtmärki iga kord vähem kui 10 jala ehk 3 meetri täpsusega. Ja kuna see on varustatud muljetavaldava 1000 naelase ehk 453 kilose VDU-42B HE lõhkepea killu laenguga, on sellel piisavalt tulejõudu, et hävitada isegi kõige suuremad kaasaegsed sõjalaevad, sealhulgas ristlejad ja hävitajad. Lisaks kõigele sellele kasutab LRA ASM ka sellist stealth-tehnoloogiat, mida kasutatakse ka sellistel lennukitel nagu B2 ise. Sellel on madala märgatavusega kere ja vähendatud radarilistliige, mis aitab tal vaenulikus õhuruumis liikudes tuvastamist vältida. Samuti kasutab see passiivseid elektroonilise toe vahendeid ja raadiosagedusandureid, et sihtmärke üles leida ja neile läheneda ilma kergesti tuvastatavaid signaale kiirgamata. Kõik need omadused teevad LRA ASM-ist ühe suurima ohu isegi maailma tugevaimatele merevägedele. Kuid oma eksisteerimise esimestel aastatel sai seda välja lasta vaid piiratud arv platvorme, sealhulgas B1 Lancer FA-18, EF Super Hornet ja F-35 Lightning II. 2026 aasta juunis lisandus ametlikult nimekirja ka B2 Spirit. Aga enne kui me räägime, kuidas see juhtus ja mida see tähendab, toob sõjasaade teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Vajutage telli, et olla alati kursis. 29. juunil 2026 avaldas Ameerika Ühendriikide õhujõudude globaalse löögi väejuhatus jahmatava raporti, milles avalikustati, et Vaikse ookeani õhujõud viisid läbi lahinglaskmistega uputamisharjutuse, kasutades B2 Spiritit ja kaugmaa laevatõrjeraketti. Harjutus toimus vahetult põhja pool Mariani saari, mitte kaugel USA saare territooriumist Guamist, mis on üks Ameerika kõige olulisemaid strateegilisi keskusi Lääne-Vaikse ookeani piirkonnas. See oli osa Valiant Shield 26 õppusest, mis on viimane täiendus Valiant Shield sõjamängudele. Need on ühed suurimad USA sõjalised õppused Vaikse ookeani piirkonnas ja neid on korraldatud alates 2006. aastast. Ürituse üksikasjalike raportite kohaselt hõlmas õppus seda, et B2 tulistas ühe LRA ASM-i USS Juno pihta. See on Austin-klassi amfiidne transpordidokk, mille ehitamist alustati 1965 aastal ja mis lasti vette aasta hiljem, 1966 aastal. Hüüdnimega võimas J. Juno osales arvukatel missioonidel Vietnami sõja ajal ning oli samuti kaasatud nii operatsioon Desert Shieldi kui ka operatsioon Desert Stormi Iraagi sõja ajal. Pärast aastakümnete pikkust teenistust võeti see amfiidne transpordidokk ametlikult teenistusest maha 2008. aastal. Ning 2026 aastal valiti see Valiant Shieldi õppusel uputamiseks sihtlaevaks. Seda tabas mereväe B8A Poseidoni poolt lastud harpuunrakett, samuti Jaapani allveelaevast välja tulistatud torpeedo ning lisaks ka B2 poolt lastud LRA ASM ja laev vajus Vaikse ookeani soolastesse sügavustesse, et seda enam kunagi ei nähtaks. See oli B2 jaoks tohutu edasiminek ning Ameerika Ühendriikide vaatenurgast on väga julgustav näha, et see katse õnnestus. See tõestab mitte ainult seda, et B2 saab varustada LRA ASM-idega, vaid ka seda, et seda võib usaldada neid tõhusalt kasutama mereväe sihtmärkide halvamiseks ja hävitamiseks. Ja see on ülioluline, kui rääkida USA abistamisest võimaliku vastasseisu ettevalmistamisel Hiinaga. Nagu märgib kindral Kevin B. Schneider, Vaikse ookeani õhujõudude ülem, rõhutab B2 muljetavaldav sooritus USA sõjaväe pühendumust kohanemisvõimele ja paindlikkusele uute julgeolekuohtude tingimustes. Siidis esikohale vastase mereväe vastased löögioperatsioonid, suudame säilitada otsustava eelise vastaste ees, kaitsta oma riiklikke huve ning tagada vaba ja avatud Vaikse ookeani, mis on meie ülemaailmse julgeoleku alus. See on mitmel olulisel põhjusel palju suurem uuendus kui QuickSync. Ilmselt kõige tähtsam neist on tegevusraadius. QuickSynci ja teiste pommide probleem seisneb selles, et need tuleb sihtmärgile suhteliselt lähedalt alla lasta. Isegi varglennuki, nagu B2 puhul, muutub risk seda suuremaks, mida lähemale vaenlasele jõuad, sest nad võivad sind avastada ja sinu pihta tulistada. LRA ASM kõrvaldab selle riski täielikult.
Kuna sellel on tohutu kuni 500 meremiili ulatuv tegevusraadius, saab seda välja lasta ohututelt kaugustelt. Teoreetiliselt võiks näiteks USA õhujõud paigutada oma B-2 pommitajate lennukipargi suhteliselt turvalistesse asukohtadesse. Sadu miile Hiina rannikust eemal, näiteks Lõuna-Hiina mere, Ida-Hiina mere või isegi Filipiini mere kohal ja tulistada LRA ASM otse Rahvavabastusarmee mereväe 3 laevastiku juhtimiskeskuse pihta, mis asuvad põhjas Qingdaos, idas Ningbos ja lõunas Changchangs. Kuna B-2 on õhus praktiliselt nähtamatu, oleks Hiina radaritel ja kaitsesüsteemidel äärmiselt raske neid lennukeid lähenemisel avastada. Seejärel pärast oma laengute vabastamist võiksid B-2D kiiresti taanduda, kadudes silmist hetkega ja suundudes tavalisi Guami või teistele Ameerika õhuväebaasidesse, sellistes kohtades nagu Jaapan, Lõuna-Korea ja India ookeani territoorium Diego Garcia. Muidugi on probleem rakettide nii kaugelt väljatulistamisel see, et see annab vaenlasele rohkem aega ja võimalusi reageerida, kasutades oma radareid ja õhutõrjet, et laskemoona enne sihtmärgini jõudmist avastada ja kahjutuks teha. Õnneks on LRA ASM hästi varustatud ka selle väljakutsega toimetulekuks. Selle madala märgatavusega profiil annab sellele suurema kui keskmise võimaluse läbida isegi suhteliselt tihedaid ligipääsu tõkestamise ja õhutõrjevõrke. Selle autonoomsed võimed ja passiivne anduritehnoloogia muudavad selle tuvastamise raskemaks, kui see sihtmärkidele läheneb. Sageli ei eralda need raketid ühtegi suuremat tuvastatavat signaali enne oma lennu lõppfaasi ning selleks ajaks on vaenlase jaoks tavaliselt juba liiga hilja midagi ette võtta. Pekingil on tõepoolest ühed maailma kõige arenenumad õhutõrjesüsteemid, kuigi nende töökindlust on minevikus kahtluse alla seatud, nii et nad võivad siiski suuta mõned neist rakettidest enne BLA sõjalaevadega kokkupõrget avastada ja hävitada. Siiski hindavad eksperdid, et B-2 suudab tänu oma suurtele sisemistele relvaruumidele korraga kanda kuni 16 LRA ASM-i. See võimaldaks ühel pommitajal korraga ohustada 16 erinevat sõjalaeva. Üks ainus salve võiks hävitada terve BLA pealvee lahingugrupi. Teise võimalusena võiks mitmeid rakette tulistada eriti kõrge väärtusega sihtmärkide pihta, nagu näiteks Type 055 klassi hävitajad, mida peetakse maailma parimate hulka kuuluvateks. Neil on muljetavaldavad 112 vertikaalset starditoru või hoopis üks Pekingi üha kasvavast lennukikandjate kogust. Isegi kui osa neist rakettidest suudetakse teel olles alla tulistada, on siiski väga suur tõenäosus, et teised jõuavad sihtmärgini. Tänu nendele arenenud anduritele ja tehisintellektil põhinevatele juhtimissüsteemidele, mis võimaldavad lennul kursimuutusi ja kõrvalehoidvaid manöövreid. Kui LRA ASME lastakse välja rühmadena, suudavad need omavahel tõhusalt suhelda, jagades andmeid turvalise andmeside kaudu, selleks et oma lennutrajektoore täpsustada ja vältida vaenlase kaitsesüsteeme. Lõppfaasis järgivad need ka merepinna lähedasi lennuprofiile, mis muudab nende avastamise ja hävitamise veelgi raskemaks. Ja tänu oma infrapunapildistamisele suudavad need tabada vaenlase laevade kõige haavatavamaid osi, mis tähendab, et iga õnnestunud tabamus annab maksimaalse võimaluse laeva uputamiseks. USA kaitseministeeriumi statistika kohaselt on Hiinal umbes 370 sõjalaeva ning nende laevastik kasvab igal aastal. Prognooside järgi ulatub see aastaks 2030 umbes 435 laevani. Aga kui see laevastik satub vastamisi Ameerika B-2 pommitajatega, mis on varustatud täiskomplekti kaugmaa laevatõrjerakettidega, võivad nende arvud uskumatult kiiresti väheneda. Ja USA on juba astunud samme, et neil oleks rohkem kui piisavalt neid rakette, et ohustada mitte ainult osa Pekingi laevastikust, vaid kogu nende mereväge. 2026 aasta aprillis avaldasid uudised, et merevägi plaanib kulutada peaaegu $1 miljard LRASM-i tootmisele. Ja see polnud ühekordne juhtum. See oli osa laiemast suundumusest. Mereväe. 2026 eelarveaasta taotlus sisaldas umbes $1 miljard 200 LRASM-i soetamiseks, mis on järsk kasv võrreldes 2024 eelarveaastal hangitud 91 raketiga. Täpsustuseks, kongressile esitatud 2027 eelarveaasta taotlus sisaldas rahastust 177 sellise raketi jaoks, mille maksumus oli umbes $907 miljonit. See tähendab, et 3 aastat järjest on ostetud maailma ühtede kõige võimekamate laevatõrjerakettide märkimisväärseid koguseid. See saadab Pekingi ja teiste Ameerika vaenlaste suunas üle maailma väga selge ja tugeva sõnumi.
Pole tähtis, kui palju sõjalaevu te ehitate, kui suureks teie laevastikud kasvavad või kui palju jõudu te püüate üle ookeani näidata. USA sõjaväel on alati ülekaal. Tal on alati olemas vajalik laskemoon, et teie laevad ookeani põhja saata ja te ei saa seda kuidagi takistada. Isegi kui te investeerite suurematesse ja parematesse kaitsesüsteemidesse, on need raketid piisavalt targad, et neist mööda hiilida. Isegi kui te rajate mitmekihilise kaitse, on USA-l piisavalt rakette, et need üle koormata. Isegi kui te proovite sihtida stardiplatvorme ja takistada rakettide väljatulistamist juba eos, saab USA neid nüüd välja lasta ühelt parimalt kunagi loodud vargpommitajalt, mida on peaaegu võimatu avastada isegi siis, kui see on teie enda õhuruumis. Lühidalt öeldes on USA sõjavägi kõigele mõelnud. Nad on kõik võimalikud variandid läbi töötanud ja igale võimalusele vastumeetmed leidnud. Kombineerides maailma juhtiva raketi maailma juhtiva stardiplatvormiga on loodud ülim laevastiku hävitaja. Ja kõige hämmastavam osa on see, et see kontseptsioon võib veelgi kaugemale areneda. Kuna on täiesti võimalik, et BB-2 järeltulija, BB-21 Raider, võib samuti olla võimeline tulistama samu kaugmaalaevavastaseid rakette, andes õhuväele veelgi rohkem stardiplatvorme veelgi paremate vargtehnoloogiatega. Aastaid on kasvanud hirmud Hiina mereväe laienemise pärast ja selle üle, et USA ei suuda näiliselt sammu pidada Pekingi muljetavaldava laevaehitustempoga. Aastakümneid on Hiina investeerinud miljardeid ja miljardeid dollareid oma sõjaväe moderniseerimisse. Hiina on teinud kõik endast oleneva, et ehitada üles võiklusvõimelised relvajõud, mis suudaksid vastu astuda tema suurimale rivaalile, Ameerika Ühendriikidele. Hiina ametnikud esitlevad regulaarselt oma uusimaid raketisüsteeme ja kiidavad oma maailma juhtivaid relvajõude, lootes külvata hirmu oma vaenlaste südamesse ning heidutada iga riiki, kes võiks julgeda neile vastu astuda. Kuid Pekingi hooplemise ja enesekindluse taga peitub palju karmin tõde. Hiina sõjavägi pole sugugi nii tugev, kui seda püütakse näidata. Ja ilma ühegi lasuta on USA korduvalt lammutanud Hiina sõjalisi strateegiaid ja kõigutanud nende enesekindlust, sundides Pekingit ikka ja jälle otsast alustama. See juhtus 90-ndatel, see juhtus 2000-ndatel ja see toimub taas praegu meie silme all. Seda väidet esitab hävitavas raportis Miles Yu, Hudson Instituudi Hiina keskuse vanemteadur ja direktor. Olles teeninud Hiina poliitikanõunikuna USA valitsuses ja pühendanud oma elu Hiina sõjalise ja strateegilise kultuuri uurimisele, on Hu üks maailma silmapaistvamaid eksperte selles valdkonnas. Kui tema räägib, siis inimesed kuulavad. Ja 2026. aasta märtsis jõudis ta järeldusele, et Hiina sõjalised otsused on reageerivad, mitte ennetavad. Ta väitis, et selle asemel, et Peking tegutseks omal alvatusel, on kogu tema kaitseinvesteeringute strateegia otseselt seotud Ameerika Ühendriikide tegevusega. Iga kord, kui USA demonstreerib sõjalist üleolekut, järgneb Pekingis paanika, puhastus ja täielik ebastabiilsus, kui nad mõistavad, kui kaugele nad tegelikult maha on jäänud. Nagu Yu ütleb, alates Pärsia lahe sõjast kuni hiljutisemate vastasseisudeni, mis hõlmavad Iraani ja Venezuela. Ameerika ülekaal lahinguväljal on korduvalt paljastanud Hiina sõjatööstuse süsteemsed nõrkused, sundides neid läbima kiirendatud moderniseerimise, sisekriisi ja poliitiliste puhastuste tsükleid. Teisisõnu, USA-l polegi vaja Hiinat otseselt rünnata, et tõestada, kui palju tugevam ta on. See lihtsalt ajab oma asju, viib läbi operatsioone näiteks Ladina-Ameerikas ja Lähis-Idas, saavutab kiiresti oma eesmärgid ning paneb oma sõjalised uuendused päris lahingutingimustes proovile, tõestades nende väärtust igasuguse kahtluseta. Hiina jälgib samal ajal neid sündmusi pealt. Ta vaatab, kuidas Ameerika sõjalise jõu ülekaal purustab kõik vastased oma teel. See näeb, kuidas USA väed tegutsevad nii märkimisväärse tõhususega, et nad kannavad sageli vaid minimaalseid kaotusi, isegi kui nad viivad läbi ründeoperatsioone kõige vaenulikumates piirkondades, nagu näiteks 2026. aasta sõda Iraanis. Ja kui Peking seda kõike näeb, siis Peking ehmub. Yu toob välja mitu märkimisväärset näidet selle mustri kohta. Esimene neist on 1991. aasta lahesõda.
Hiina ei mänginud selles konfliktis märkimisväärset rolli. Pärast sõja lõppu leiti, et ta oli rikkunud ÜRO resolutsioone, astudes samme Iraagi taasrelvastamiseks. Kuid sõja ajal mõistis Hiina tugevalt hukka Iraagi sissetungi Kuveiti ning avaldas toetust koalitsioonivägedele, kuhu kuulusid USA, Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja paljud teised lääneriigid, samuti riigid erinevatest maailma piirkondadest. Kui Hiinal ei olnud oma vägesid koha peal, jälgis ta konflikti tähelepanelikult ja võttis sellest õppetunde, mis kujundasid tema sõjaväge järgnevatel aastatel. Sest kui sõda algas, ootas enamik maailma, sealhulgas Hiina, pikka ja venivat konflikti. Iraagil oli tohutu armee, 1000 tankid, hiiglaslik õhutõrjevõrk ja aastatepikkune lahingukogemus pärast sõda Iraaniga. See pidi olema uskumatult kõva pähkel, isegi USA ja tema liitlaste ühendatud jõudude jaoks. See, mis järgnes, šokeeris kõiki, sest USA tõi kaasa täiesti uue sõjapidamise ajastu. Nende tipptasemel varglennukid libisesid märkamatult läbi Iraagi kaitse. Täppisjuhitavad relvad tabasid oma sihtmärke erakordse täpsusega. Peaaegu hetkega hävitati lugematu hulk Iraagi sõjalisi vahendeid, samal ajal kui USA kasutas tipptasemel tehnoloogiaid, satelliite, luurelennukeid ja juhtimisvõrke, et saavutada lahinguväljal enneolematu kontrollitase. Mõne nädalaga oli tollal üks maailma tugevamaid sõjavägesid sisuliselt rivist väljas ja Pekingis jälgisid Hiina ametnikud seda õudusega. Mitte sellepärast, et neil oleks olnud mingit isiklikku huvi selle suhtes, mis Iraagis juhtus, vaid sellepärast, et nad nägid pealt sõjapidamise viisi, milleks nad polnud lihtsalt valmis. USA oli loobunud külma sõjaaegsetest taktikast, ehitades kaasaegsemaid ja tõhusamaid strateegiaid täppisrelvade, vargsüsteemide ja reaalajas olukorrateadlikkuse vundamendile. Äkitselt ei olnud sõda enam see, kummal poolel on rohkem vägesid või paremad tankid ja kes seetõttu tõenäolisemalt võidab. See oli muutunud millekski palju keerulisemaks ning selle keskmes oli info. USA tõestas, et lahinguvälja on võimalik valitseda andmete abil. Hiina jõudis selge ja ilmse järelduseni. Hiina rahvavabastusarmee ehk PLA oli üles ehitatud maailma jaoks, mida enam ei eksisteerinud. Ja kui tal kunagi tuleks USA-ga vastamisi minna, oleks tal peaaegu olematu lootus mingisugusekski eduks. See pidi kiiresti muutuma. Nii et järgnenud aastatel, täpselt nagu jõuteooria ütleb, reageeris Hiina Ameerika tegevusele, käivitades ulatusliku moderniseerimiskampaania. Hiina alustas võimsamate ja täpsemate rakettide uurimist ja arendamist. Suur osa kaitse-eelarvest suunati elektroonika ja kübersõjavõimekuste arendamisse. Hiina tegi kõik vajalikku, et püüda USA-ga vahet vähendada ja see polnud ühekordne isoleeritud juhtum. Tõepoolest, nagu Jü edasi märgib, süvendasid 1999 aasta USA pommirünnak Hiina saatkonnale Belgradis ja 2001 aasta EP3 vahejuhtum veelgi. Hiina rahvavabastusarmee haavatavust, kiirendades investeeringuid lennundusse, küberruumi ja ligipääsu tõkestavatesse võimekustesse. Korduvalt, kui USA-l õnnestus mõni suurem sõjaline operatsioon või tegevus, oli Hiina vastus alati sama. Nad püüdsid järele jõuda. Väljastpoolt vaadates tundusid Pekingi pingutused nii ambitsioonikad kui ka imetlusväärsed. Aastate möödudes nägime, kuidas Hiina sadamatest lasti vette suuri uusi sõjalaevu. Teenistusse võeti kaasaegseid hävituslennukeid ning ballistiliste rakettide programmid seadsid uusi jõudlusstandardeid. Terved väeliigid reorganiseeriti ja ümber struktureeriti, et vastata kaasaegse sõjapidamise muutuvatele vajadustele. Hiina rahvavabastusarmee muutus vananenud, peamiselt inimjõule ja laevastiku suurusele keskendunud jõust palju keerukamaks armeeks, mis on varustatud näiliselt tipptasemel raketisüsteemide ja pidevalt arenevate kübervõimekustega. Kuid Ju sõnul oli Hiina lähenemises nende täiustuste saavutamisele mitu põhimõttelist puudust. Esimene probleem on see, et Hiina on alati olnud oma sõjalist moderniseerimist nii kiirustanud, et ei soovinud võtta aega uute võimete arendamiseks kodumaal ja loomulikul teel aastate jooksul. See ei tahtnud panustada vajalikku aega ja pingutust, nagu teeb USA, et oma disaine planeerida ja täiustada, taludes aastaid katsetusi ja eksimusi ning aktsepteerides ebaõnnestumisi kui osa protsessist. Lühidalt öeldes soovis see oma innovatsiooni kiirendada. Selleks tugines see tugevalt sellistele praktikatele nagu välistehnoloogiate omandamine või olemasolevate disainide pöördprojekteerimine. Mõnel juhul kasutas Peking isegi alatuid võtteid nagu tööstusspionaaž, et saada teavet välismaiste sõjaliste varade kohta ja seejärel proovida neid kopeerida.
See tähendas, et vähemalt pealtnäha suutis ta neid lõhesid enda ja Ameerika vahel suhteliselt kiiresti vähendada. Aga tehnoloogia omandamisel ja selle valdamisel on suur vahe, mis viib meid teise puuduseni, mille Hu oma raportis välja tõi. Hiinal võisid küll olla uhked uued raketid, hävitajad ja muud vahendid, mida sõjaväeparaadidel näidata, kuid tal ei pruukinud olla seda, mida Hu nimetab vajalikuks insenertehniliseks täpsuseks ja materjaliteaduseks, mis tagab järjepideva toimimise. Teisisõnu, tal oli tehnoloogia olemas, kuid puudus teadmine, kuidas sellest tõeliselt maksimumi võtta. Nüüd puudutab kolmas küsimus Hiina sõjalise ja tsiviilsektori lõimimise MCF-poliitikat, mis oli loodud selleks, et ületada lõhesid ja murda barjääre riigi tsiviiluuringute, ärisektori ja sõjatööstuskompleksi vahel. Teoorias on taas nutikas idee, mille üheks peamiseks eesmärgiks on tagada, et peaaegu kõik tsiviiltasandi uuendused, nagu tehisintellekt, kvantarvutid ja pooljuhid, saaksid ümber suunata sõjalisteks operatsioonideks. See tähendab ka seda, et kõik Hiinas tegutsevad organisatsioonid, olenemata sellest, kas nad on riigile kuuluvad, eraettevõtted või isegi välismaised üksused, on seadusega kohustatud nõudmise korral sõjaväega andmeid jagama. Tegelikkuses on see poliitika Hu sõnul soodustanud korruptsiooni ja ebatõhusust kogu kaitsesektoris, viies kõige rängema tagajärjeni Hiina rahvavabastusarmee relvade kvaliteedi ja töökindluse küsitava usaldusväärsuseni. Väike kõrvalmärkus enne, kui sügavamale läheme. Te vaatate saadet Sõjaväeshow ja kui te pole veel tellinud, siis nüüd on õige aeg seda teha. Kuigi MCF-poliitika pidi muutma Hiina sõjaväe suuremaks ja paremaks kui kunagi varem, on see hoopis toonud kaasa mürgised uued probleemid, mida on osutunud peaaegu võimatuks lahendada, millel on kahjustavad ja pikaajalised tagajärjed riigi julgeolekule ja jõu projitseerimisele tulevikus. Siin on põhjus miks. Kui Hiina sisuliselt ühendas sõjalise ja tsiviilsektori, tõi see poliitika palju tugevamalt rahvavabastusarmee PLA tegevusse kui varem. Ja tsentraliseerid poliitilistes süsteemides on halvad uudised ohtlikud. Need, kes on toiduahela tipus, ei taha kuulda puudustest ja ebaõnnestumistest. Nad tahavad kuulda edusammudest ja õnnestumistest. Selle otsese tagajärjena hakkab kujunema kultuur, kus probleeme varjatakse, puudusi pisendatakse ning juhtidele esitatakse aruandeid, mis keskenduvad ainult hästi toimivatele asjadele, jättes täielikult mainimata kõik väljakutsed ja puudused. Sõjaväelises maailmas on selline kultuur äärmiselt ohtlik. Võidakse välja töötada uus relvasüsteem, mis näib paljutõotav, kuid millel on siiski mitmeid puudusi disainis, mis võivad selle päris lahingu tingimustes täiesti kasutuks muuta. Kuna inimesed kardavad oma ülemustele isegi vähimatki negatiivset infot edastada, jäetakse kõik need probleemid tähelepanuta. Selle asemel jagatakse ainult kiitvaid aruandeid. Nad väidavad, et süsteem on täiuslik, revolutsiooniline ja maailma tasemel, valmis lahinguväljale saatmiseks, et näidata Hiina rahvavabastusarmee ületamatut jõudu. Siis juhtub see, et need üleskiidetud, kuid ebatäiuslikud süsteemid võetakse sõjaväes kasutusele või müüakse teistele riikidele ning kui neid tegelikult kasutatakse, tulevad kõik nende puudused ilmsiks ja kogu maailm näeb neid. Nagu Hu ise kirjutab, propagandal põhinev poliitiline süsteem soodustab liialdatud väiteid ja enesepettust, varjates tegelikke puudusi seni, kuni need tulevad välja reaalses kasutuses. Ja kui need puudused lõpuks avalikuks saavad, näib Hiina alati reageerivat ühtemoodi, puhastusega. Kui süsteem, mis pidi olema murranguline, osutub alla igasugust arvestust olevaks, algatab Hiina kommunistlik partei uurimisi, mida esitletakse sageli kui korruptsiooni väljajuurimist riigi kaitsesektoris. Varatamatult jäävad pärast nädalaid või kuid kestnud uurimisi võimul olevad inimesed äkitselt oma võimust ilma. Sõjaväeohvitserid sunnitakse tagasi astuma või eemaldatakse jõuga oma ametikohalt. Kaitsetööstuse juhid kaovad üleöö avalikkuse silme alt ning sellest, mis oleks võinud olla tõsine uurimine Hiina kommunistliku partei ja Hiina rahvavabastusarmee süsteemsete probleemide kohta, saab pelgalt nõiajaht valitsuse järjekordse patuoina vastu. Nagu Hu selgitab, loob see tsükli, kus poliitilised puhastused asendavad tehnilisi reforme. Selle asemel, et tegeleda probleemi algpõhjusega, palandab Hiina kommunistlik partei lihtsalt mõned inimesed ja jätkab täpselt samamoodi, kuni tuleb järgmine suur läbikukkumine ja kõik kordub uuesti. See pole mitte ainult naeruväärne, vaid ka hävitav tsükkel. Iga kord, kui Hiina kommunistlik partei viib läbi järjekordse puhastuse, eemaldab ta küll aeg-ajalt mõne korrumpeerunud ametniku, kuid samal ajal vabastab ka inimesi, kellel on aastate või isegi aastakümnete pikkune kogemus ja asjatundlikkus.
ja tehes seda, õõnestab ta omaenda õppimis- ja arenemisvõimet. Mida rohkem see tsükkel kordub, seda hullemaks olukord muutub. Yu kirjutab, et innovatsioon muutub riskantsemaks, mitte turvalisemaks. Tõde muutub ohtlikumaks kui eksimus. Seetõttu ei pea Ameerika Ühendriigid Hiina rahvavabastusarmee survestamiseks ühtegi lasku tulistama. Neil pole vaja Pekingiga otsesesse vastasseisu astuda, et oma sõjalist jõudu näidata. Neil tuleb lihtsalt jätkuvalt igal võimalusel oma üleolekut näidata, teades, et Hiina süsteem satub selle tulemusena paanikasse ja hakkab iseennast hävitama. Ja 2026 aastal on Ameerika Ühendriigid korduvalt oma üleolekut demonstreerinud ning me oleme näinud, kuidas Hiina ennast hävitav tsükkel on täpselt ootuspäraselt käivitunud. Näiteks jaanuaris viisid Ameerika Ühendriigid läbi operatsiooni Absoluutne otsusekindlus. Üheinsa öö jooksul, täpsemalt vähem kui 3 tunniga, pommitasid USA väed taristut üle kogu Põhja-Venezuela, hävitasid õhutõrjesüsteemid ning vangistasid riigi presidendi Nicolas Maduro kindlustatud kompleksist Caracases. Selle saavutuse krooniks ei kaotatud selle käigus ühtegi ameeriklase elu. Seejärel alustasid Ameerika Ühendriigid koos Iisraeliga veebruaris sõda Iraaniga. See viis läbi ühe kiireima ja mõjukaima pommitamiskampaania, mida maailm on kunagi näinud, tappes suure osa riigi juhtkonnast, sealhulgas endise ülemjuhi ning hävitades arvukalt õhutõrjesüsteeme, raketibaase ja muid kõrge väärtusega sihtmärke. Seejärel kehtestas see Hormuzi väinas mereblokaadi, hävitades suure osa Iraani sõjajõududest ja tõrjudes arvukalt rünnakuid, ise vaid minimaalseid kaotusi kandes. Mõlemas konfliktis toetusid Ameerika vastased Venezuela ja Iraan osaliselt Hiina tarnitud varale, sealhulgas raketiplatvormidele, radaritele ja õhutõrjevõrkudele. Nagu Yu märgib, ei suutnud need vahendid korduvalt toimida, kui nad seisid silmitsi Ameerika Ühendriikide arenenud vargtehnoloogia ja elektroonilise sõjapidamise võimekusega. Need on täpselt samad süsteemid, mida Hiinas reklaamiti, kui võimelisi toime tulema uusimate ja kõige tõsisemate ohtudega, isegi tugeva surve all. Ometi kukkusid need ükshaaval juba esimesel takistusel läbi. Juhtiv HQ-9B õhutõrjesüsteem, mida väidetavalt kasutatakse Iraanis, ei suutnud näiteks Ameerika ega Iisraeli lennukeid tõrjuda. Hiina ILC-8B radarid osutusid samuti suhteliselt väärtusetuks ja need hävitati kiiresti. Ja isegi siis, kui Iraan kasutas Hiinas toodetud ülehelikiirusega CM-302 laevatõrjerakette, ei suutnud need oma sihtmärke tabada. Nähes neid läbikukkumisi, oleks Hiina kommunistlik partei võinud ja võib-olla pidanudki läbi viima põhjaliku ülevaatuse selle kohta, kuidas ja miks neid relvasüsteeme nii kõrgelt hinnati, kuid need ei suutnud ootusi täita. Selle asemel tegi see seda, mida on alati teinud, korraldas järjekordse puhastuse. Nagu Xu selgitab, on suur hulk vanemaid Hiina rahvavabastusarmee komandöre muudetud mitteisikuteks ja avalikkuse eest kadunud, sealhulgas kõrgeima taseme juhid. Paljud kogenud sõjaväekindralid on lihtsalt kadunud avalikelt esinemistelt ja poliitilistelt kogunemistelt ning hinnanguliselt 2/3 riigi kesksõjalise komisjoni liikmetest, mis on Hiina kõrgeim sõjaline juhtorgan, on selle aasta algusest oma ametikohtadelt eemaldatud. Ka teadlaste seas ja tööstussektoris on puhastus oma jälje jätnud. Ju toob näiteks Hu Yongmingi, kes on üks juhtivaid teadlasi mereväe lennunduse ja lennukikandjate arendamise valdkonnas, ning Yang Wei, kes on üks Hiina parimaid moodsate hävituslennukite konstruktoreid. Teisteks olulisteks isikuteks, kes on puhastatud, on Huawei Jin, kes on kaitserakettide uurija, ja Wu Manqing, kes on radarite ja vargtehnoloogia vastaste süsteemide spetsialist. Mõned ametnikud on isegi tõsiselt kohtu alla antud. Näiteks Tan Ruisong, Hiina lennundustööstuse korporatsiooni esimees, kellele määrati korruptsioonisüüdistuste eest tingimisi surmanuhtlus. Teised isikud on surnud salapärastel asjaoludel, näiteks Fang Dai Daineng ja Zhang Hong, kes mõlemad olid aastatepikkuse kogemusega hüperhelikiirusega relvade uurijad. Kõik see on otsene tagajärg Ameerika sõjalistele võitudele, millel, nagu Yu selgitab, on olnud Hiina relvaarendusele kahekordne mõju. Ühelt poolt on USA edusammud sundinud Hiinat kohanema, viies läbi kiireid moderniseerimiskampaaniaid ja uuendades oma võimekust, suunates tohutuid rahalisi vahendeid ja ressursse uute relvade, sõidukite, laevade ja kaitsesüsteemide arendamisse, et neid maailmale näidata. Samal ajal on Ameerika sõjalised operatsioonid sellistes kohtades nagu Iraan ja Venezuela olnud Hiina arengule omamoodi proovikiviks. Ja kahjuks Pekingi jaoks on ta neid teste korduvalt läbi kukkunud.
Selle sõjalised vahendid on osutunud nõrkadeks, vigasteks ja täiesti võimetuteks täitma neile seatud kõrgeid ootusi. See omakorda on vallandanud tormilise segaduse Hiina kommunistlikus parteis endas, kus ametnikke on kõrvaldatud kogu Hiina kaitse- ja teadussektori ulatuses. Lõpptulemust kirjeldab Yu paradoksina, kus Hiina kommunistliku partei soov konkureerida või isegi ületada USA'd ajendab seda üha ambitsioonikamaid sõjalisi programme ellu viima. Kuid see sama süsteem, mis võimaldab neid programme, takistab neil ka oma tõelist potentsiaali saavutamast. Kui Hiinal oleks ratsionaalsem ja tasakaalukam süsteem või selgem vahe poliitika ja sõjaväe vahel, siis võib-olla sellist asja ei juhtuks. Riik suudaks pühendada vajaliku aja ja pingutuse oma sõjaliste ambitsioonide saavutamiseks, läbides samu tõuse ja mõõnasid nagu teisedki suured sõjalised jõud. Ebaõnnestumist ei nähtaks millegi sellisena, mida tuleb ignoreerida või karistada, vaid millegi sellisena, mida tuleb omaks võtta olulise osana õppimisprotsessist. Selle asemel on Hiina loonud süsteemi, mis kustutab tõelise innovatsioonivõimekuse. Seetõttu jääb areng ebaühtlaseks ja ohtlikult hapraks. Kokkuvõtteks märgib Yu, et seni kuni see dünaamika püsib, ei sea iga uus USA sõjalise üleoleku näitamine Hiinat ainult väliselt proovile, vaid destabiliseerib seda ka sisemiselt, tugevdades lõhet, mida ta püüab ületada. Nii et isegi kui Washington ei seisa Hiinale lahinguväljal otseselt vastu, säilitab ta endiselt eelise Pekingi ees. Iga sõjaline operatsioon näitab USA üleolekut, häirides ja destabiliseerides korduvalt tema suurima globaalse rivaali strateegiaid. Aasta 2027 läheneb. Aasta, mida mõned peavad Hiina presidendi Xi Jinpingi sissetungiplaanide jaoks Taiwanile pöördeliseks, on vaid mõne kuu kaugusel. Hiina ressursid on paigas. Selle sõjavägi on piisavalt tugev selleks, mida Xi soovib teha, kuid Hiinal on üks probleem. Veekoogus on midagi, mis on tapnud Hiina Taiwanile sissetungiplaanid juba enne, kui need on üldse alata saanud. Taiwanil on geniaalne plaan Hiina peatamiseks ja see hõlmab midagi, mida keegi ei osanud oodata. Mitte millegi tegemist. Miks? Sest Hiinal ei ole piisavalt sõjalist jõudu, et Taiwan üle võtta. Ja kõik taandub veele, mille Hiina peab ületama. Me teame, et see kõlab hullumeelselt, eriti kui vaadata palleid numbreid. Üheski valdkonnas ei ole Taiwanil eelist, kui me lihtsalt võrdleme tema sõjalist jõudu Hiina omaga, et näha, kes peale jääb. Hiina 2 035 000 tegevteenistuses sõjaväelast varjutavad täielikult Taiwani 230 000. Ja isegi kui arvestada juurde Taiwani 1,657 miljonit, reservväelast on Hiinal lahingusse tuua 510 000 reservväelast, säilitades selge ülekaalu inimjõus. Hiina kulutab igal aastal oma sõjaväele 10 korda rohkem kui Taiwan. Hiinal on üle 3529 lennuki, võrreldes Taiwani 720-ga merevägi, mis on peaaegu 10 korda suurem kui Taiwani oma, ja loomulikult palju rakette. Tundub, et Hiina omab kõiki eeliseid, kuid tegelikult see nii ei ole. Võite arvata, et me hakkame ütlema, et USA sekkumine koos teiste suurte Indo-Vaikse ookeani piirkonna jõududega tähendaks Xi plaanide lõppu, kuid me ei kavatse seda öelda. Kõik need tegurid võivad rolli mängida, eriti kui Hiina ähvardab seda peamist nõjuhooba, mis Taiwanil ülejäänud maailma suhtes on. Kuid isegi ilma teiste riikide sekkumiseta ei hakka Hiina plaan Taiwani suhtes toimima. Taiwan suudab end ise kaitsta ja sellel on selge põhjus. Taiwani vallutamiseks peab Hiina läbi viima suurima amfiibrünnaku kaasaegses sõjaajaloos ning neil puudub selleks vajalik kogemus. Läheme ajas tagasi teise maailmasõja aegsele operatsioonile Overlord. 1944 aastal alustatud ja sageli teepäevana tuntud operatsioon Overlord oli ning on siiani suurim dessantoperatsioon sõja ajaloos. Statistika räägib enda eest. Liitlased kasutasid üle 5000 laeva, et sooritada dessant Normandia 5 rannal. Üle 150 000 sõduri maabus ning Ühendkuningriigis oli 1,4 miljonit Ameerika sõjaväelast, kes olid valmis pakkuma logistilist tuge ja pidevat vägede voogu Prantsusmaale pärast dessandi läbiviimist. Kui lisada kõik teised liitlased, pidi Ühendkuningriik majutama 2 miljoni sõduri, kes olid pärit 12 riigist ja kõik valmis viima sõjategevuse tagasi Saksamaale. Liitlastel oli juba enne dessanti õhu ülemvõim, mis võimaldas neil sooritada umbes 14 000 lennusortiid, et toetada amfiibooperatsiooni. Ja ikkagi olid need dessandid uskumatut verised, makstes liitlastele kokku umbes 10 500 kaotust. Miks me sellest kõigest räägime? Kogu mõte on selles, et operatsioon Overlord viidi liitlaste poolt läbi suhtelise ülekaalu positsioonilt.
Hiinal ei ole seda positsiooni, kui ta valmistub oma amfiibseks sissetungiks Taiwani. Numbrid võivad olla rahvavabastusarmee kasuks, kuid eriti Hiina mereväel ei ole seda, mida oleks vaja sarnase operatsiooni läbiviimiseks, mis võimaldaks sõdureid Taiwanile viia. Alustuseks ei ole see 2 miljoni mehega armee päris see, mis ta paistab. Muidugi, me võiksime teeselda, et Hiina suunaks kõik oma 2 miljonit sõdurit Taiwani vastu, kuid tegelikkuses seda ei juhtu. Hiina peab hoidma sõdureid India piiril, et sealset positsiooni säilitada. Praegu on selles piirkonnas umbes 25 000 sõdurit. Kogu Hiinas endas on sõdurid paigutatud, et kaitsta Xi'd ja tema sisemisi huve. Siin on oluline mõista, et tööjõu ülekaal ei ole algusest peale nii suur, kui paistab. Aga Hiina palju suurem probleem ei ole see, kui palju mehi ta saab pühendada. Probleem on nende sõdurite viimine Taiwani. Siin tulebki mängu vesi. Operatsioon Overlordis purjetasid 100 000 sõdurid üle suhteliselt rahuliku La Manche'i väina Prantsusmaale. See väin eraldab Inglismaad ja Prantsusmaad kõige kitsamas kohas, umbes 35 kilomeetrit. Ning operatsioon Overlord ei pidanud liiga palju muretsema keeruliste ilmastikutingimuste pärast. Äge Hiina. Ta peab ületama Taiwani väina, et üldse oleks võimalus oma vaenlase territooriumile vägesid maale tuua. Ja see on mitmel põhjusel keeruline ülesanne. Alustuseks on seal vahemaa. Hiina väed peaksid laevadega läbima umbes 5 korda pikema vahemaa, et jõuda Taiwanile, kui liitlased pidid Normandia randadele dessanti tehes. See vahemaa annab aega ning seda aega saab Taiwan kasutada, et tulistada õhutõrjerakette Hiina lennukite pihta, saata allveelaevu laevade kahjustamiseks ning saata laevatõrjerakette ja droone kõige vastu, mida Hiina teele saadab. Rääkimata Taiwani õhuväest. Pea meeles, liitlastel oli õhu ülekaal enne operatsiooni Overlord. Hiinal ei ole seda Taiwani üle, nii et Hiina ei saa lihtsalt karistamatult pommitada randu ja Taiwani rannikukaitset õhust. Aga see kõik eeldab, et Taiwan ise ka midagi teeb. Me ütlesime teile, et Taiwan ei peaks midagi tegema. Ja selle põhjuseks on see, et Taiwani väin on täiesti halastamatu veekogu. La Manche'i väin on rahulik, kuid surmav Taiwani väin on isegi parimatel aegadel ilma tõttu uskumatult raske läbitav. Juunist augustini ja uuesti novembrist veebruarini esineb Taiwani väinas sageli mussoone ja isegi taifuune, mis muudavad amfiiboperatsioonid peaaegu võimatuks. Parimal juhul peaks Hiina nende kuude jooksul rünnates leppima 10 laevade ja 1000 sõdurite ohverdamisega. Seega on Hiina piiratud selles, millal ta saab rünnata. Ja see tähendab, et Taiwan saab valmistuda nendeks kuudeks, mil Taiwani väin on rahulik. Isegi kui Hiina ründab vihmastel suvekuudel, tooksid viivitused lihtsalt rohkem võimalusi Taiwanile Hiina laevade tabamiseks, enne kui need rannikule lähedale jõuavad. Ja oletame, et Hiina suudab need sõna otseses mõttes tormid üle elada. Mis siis edasi saab? Operatsioonis Overlord said liitlased valida Normandia randade vahel. Jah, need rannad olid kindlustatud, kuid kõigi mainitud tegurite, eriti õhu ülekaalu kombinatsioon, tähendas, et liitlased olid suurepärases positsioonis nende randade ründamiseks. Taiwan on hoopis teine lugu. Taiwani mägine geograafia muudab Hiina dessandid tohutult keerulisemaks. Umbes 60% Taiwanist on kaetud mägedega. Kuigi Taiwanil on mitu tosinat sobivat randa, märgib Newsweek, et Hiina oleks piiratud vägede maabamise katsega vähem kui 20 niinimetatud punasel rannal. Kõiki neid randu ja nende rannikualasid kindlustatakse ning Hiina seisab endiselt silmitsi peaaegu läbimatu maastiku ületamisega, et jõuda Taipeisse, kus algaks linnalahing ning vähesed Hiina sõdurid, kes sinna jõuaksid, oleksid tõsises ebasoodsas olukorras. See toob meid tagasi elavjõu juurde. Mainisime varem, et Taiwani sõjaväel pole nii palju elavjõudu kui Hiinal, isegi kui arvestada reservväelasi. Aga need on vaid paljad numbrid. Tegelikkuses peab Hiina jätma 100 000 sõdureid kodumaale kaitseks ning Taiwanil on lisaks tegevväele üle 1,6 miljoni reservväelase, kellel kõigil oleks üksainus eesmärk – oma riiki kaitsta. Hiina peab püüdma nendele numbritele vastu saada, kuid Taiwani väina tingimused muudavad selle praktiliselt võimatuks. Lõppude lõpuks pole probleemiks ainult vägede maabumine. Oluline on ka nende varustamine. Stabiilsete varustusteede rajamine. Taiwani, isegi kui Hiina suudab end mõnel dessandiks sobival rannal sisse seada, on logistiline õudusunenägu. Taiwanil on laevatõrje ja õhutõrjeraketid, väga arenenud raketid tänu oma suhetele Ameerika Ühendriikidega. Kui kongeerida nende kasutamine varustusaluste ja kaubalennukite hävitamiseks tõsiasjaga, et Hiina saab Taiwani väina kasutada vaevu 6 kuud aastas, siis on tulemuseks logistiline katastroof, mis on vaid aja küsimus. Hiina võib tõepoolest suuta maandada Taiwanile 100 000 sõdurit, kuid tõenäoliselt lõigatakse need sõdurid varustusest ära
Nad seisavad silmitsi peaaegu ületamatu maastikuga ning peavad võitlema täielikult mobiliseeritud Taiwani armeega. See on palju suurem jõud, kui Hiina tegelikult suudab kohale tuua, hoolimata tema paberil olevast inimressursi eelisest. Admiral Li Shimin, kes oli Taiwani relvajõudude peastaabi ülem kuni aastani 2019, võtab selle suurepäraselt kokku, kui ta räägib aastal 2023 ajakirjale The Economist. See on nende nõrk koht, ütleb Li väljaandele. Kui Taiwan ei alistu, siis pärast dessanti tuleb ikkagi veel mõnda aega võidelda, võib-olla nädala või 2 või kui kaua iganes. Kus on teie logistika? Teie logistiline tugi peab tulema üle väina, aga meie oma ei pea. Me võitleme omaenda õuel. Alates aastast 2023 pole midagi muutunud. Ja mida see tähendab Xi ja Hiina jaoks, on see, et Hiina võiduvõimalus on väga väike, isegi kui me ei arvesta teiste riikide võimalikku sekkumist Taiwani kaitseks. Aga asi läheb veelgi sügavamale. Xi Taiwani sissetung ei oleks lihtsalt lugu sellest, kuidas miski Taiwani vees tema plaanid rikub. Hiina sõjavägi ei ole see, mis ta paistab. Riigi majandus on kokkuvarisemisele väga lähedal ja isegi raketirohke strateegia, mis valitakse enne dessandi alustamist, ei töötaks. Miks? Enne kui nendele küsimustele vastame, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate sõjasaadet. Sellepärast me teemegi videoid, et näidata, kuidas võim tegelikult liigub. Kui see pole veel tellinud, siis võta hetk ja vajuta nuppu, et näha rohkem selliseid videoid. Niisiis, Hiina sõjavägi. See ei seisa silmitsi ainult täieliku õudusunenäoga, milleks on Taiwani väina ületamine ja üle selle kulgevate varustusteede hoidmine. Hiina peab kõige sellega toime tulema ka olukorras, kus nende sõjavägi, mis on küll paberil tohutu, ei oma tegelikku lahingukogemust. Endine USA kaitseminister ja CIA juht Robert Gates tõi selle välja mais antud intervjuus CBS-i saates Face the Nation, öeldes: tänapäeval ei ole ühelgi Hiina kindralil ega admiralil mitte ühtegi päeva lahingukogemust. Viimati võitlesid need mehed 1979 aastal ja põhja-vietnamlased andsid neile korraliku vastulöögi. Kõik need kindralid on ammu kadunud, kuna Xi on nad puhastuse käigus kõrvaldanud. Ja see on veel üks probleem, millega Hiina silmitsi seisab. Riigi kaitseministeerium on täielikus kaoses. Juba mais mõisteti 2 endisele Hiina kaitseministrile, Wei Fengele ja Li Xiangfule, tingimisi surmanuhtlus, väidetavalt altkäemaksu tõttu, kuid sama tõenäoliselt ka seetõttu, et nad ei olnud Xiga teatud küsimustes nõus. Mõlemad olid Hiina presidendi poolt puhastuse käigus kõrvaldatud ning nüüd seisavad nad silmitsi kõige karmima karistusega, mida Hiina on oma aastatepikkuse sõjaväe puhastuse jooksul välja andnud. Ja juba ainuüksi nii ulatusliku puhastuse mainimine on omaette probleem. Rahvavabastusarmees pole stabiilsust. Hoolimata oma suurusest ja Hiina investeeringute ulatusest, rikuvad korruptsioon ja puhastused igasuguse tõsise strateegilise planeerimise, mida Hiina võiks Taiwaniga seoses paika panna. 2025 aasta oktoobris viskas Hiina kommunistlik partei ulatusliku korruptsioonivastase kampaania käigus riigi 9 kõrgeimat kindralit parteist välja. Mitte, et see midagi muudaks. Hiina sõjavägi, välja arvatud inimressurss, on seestpoolt täiesti mäda. Just nii ütles National Interest 2026 aasta jaanuaris, kui ta tõi välja, et korruptsioon on Hiina sõjaväes nii levinud, et isegi osa juhtkonnast on sellega seotud. Vedelkütusel töötavad raketid, mida Hiina tahaks kasutada Taiwani vastu, on tegelikult veega täidetud. Need ei lähe kuhugi, kui antakse käsk startida. Nii et me näeme, kuidas Hiina halvatab end ise seoses Taiwani sissetungiga. Jällegi, Taiwan ei pea midagi tegema. See on probleem, mille Hiina on ise tekitanud. Ja sellest tulenev destabiliseerumine toob kaasa veelgi rohkem probleeme amfiibse sissetungi jaoks, mis on juba niigi ohtlik. Ja puhastused lähevad veelgi sügavamale, kui sa arvad. Strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse China Power Project toob välja, rohkem kui 100 rahvavabastusarmee kõrgemat ohvitseri on alates 2022 aastast saanud käsu lahkuda. See tähendab Hiina sõjaväe kõrgema juhtkonna täielikku ümberkorraldamist 5 aasta jooksul, kuni oodatava 2027 aasta sissetungini. Jällegi peetakse nende puhastuste põhjuseks sageli korruptsiooni, kuid korruptsioonil on veel teinegi tase peale vee, rakettide ja altkäemaksu. Hiina rahvavabastusarmees on 2 juhtimisahelat, sõjaline ja poliitiline. Poliitilises juhtimisahelas hinnatakse usaldusväärsust, mis tähendab valmisolekut nõustuda kõigega, mida Xi ütleb, rohkem kui taipu ja tugevat otsustusvõimet. Seega peab Hiina sõjavägi sisuliselt tegelema sisemise võimuvõitlusega, mis tuleneb Xi soovist kõike kontrollida. Mis puudutab sõdureid, siis neid ei usaldata ise otsuseid tegema, mis tähendab, et iga sissetung Taiwanile peaks arvestama probleemiga, kus kogenematud automaadid ei tea tegelikult, mida nad tegema peavad. See on katastroof, mis võib iga hetk juhtuda. Aga mis siis, kui Hiina jätab lihtsalt inimtööjõu kõrvale ja kasutab raketipõhist strateegiat?
Taiwani kaugelt pommitamine lahendaks osa probleemidest, mida põhjustavad korruptsioon ja Taiwani väin. Ja jah, Hiinal on sellise strateegia jaoks kindlasti piisavalt rakette. Nagu märgib USA armee ülikooli väljaanne, on Hiina sõjaväel üle 2200 tavarelvastusega ballistilise ja tiibraketi ning piisavalt laevatõrjerakette, et rünnata kogu USA mereväge. Isegi kui me jätame kõrvale need veega kahjustatud raketid, mida varem mainisime, on see ikkagi piisavalt tulejõudu, et kasutada Taiwani vastu. Siiski ei saa Hiina neid rakette tegelikult kasutada, et tabada Taiwani südant. Miks? Puujuhid. Need kiibid on hädavajalikud kogu maailma majandusele ja mis veelgi tähtsam, neid on vaja igas kaasaegses raketis ja igas sõjavarustuses maailmas. Ja Taiwan on ülemaailmse pooljuhtide tööstuse süda. Global Taiwan Instituudi andmetel hõivasid riigi pooljuhtide testimise ja pakendamise tööstused ainuüksi 2023 aastal 50% turust. Praegu toodab Taiwan 90% kõige arenenumatest kiipidest ja moodustab 70% pooljuhtide tootmisturust. Kogu maailma tehnoloogiline elujõud voolab läbi Taiwani kiibisüdame ning Hiina on sellest sama sõltuv kui kõik teisedki. Välissuhegu nõukogu toob selle esile, märkides, et Hiina impordib igal aastal pooljuhte $400 miljardi väärtuses ning on selles valdkonnas saavutanud vaid 16% isevarustatust, kuigi eesmärk on jõuda 2025 aastaks 70%-ni. Ja mis veel hullem, Hiina ei tooda pooljuhte, mida kasutatakse kaasaegses relvastuses. Taiwan toodab neid. Muidugi on see üks põhjusi, miks Hiina tahab Taiwani. Kui sa kontrollid pooljuhte, siis sa kontrollid maailmaviisil, mida paljud alahindavad. See ongi põhjus, miks raketipõhine strateegia on Hiina jaoks nii ohtlik. Hiina võiks tõesti nädalaid ja nädalaid Taipeid rakettidega tulistada, aga piisab vaid ühest eksinud raketist, et hävitada maailma tipptasemel pooljuhtide tarne. Taiwan teab seda ning tal võib isegi olla niinimetatud ränikilbi plaan, mille kohaselt ta hävitaks või vähemalt ähvardaks hävitada omaenda pooljuhtide tööstuse, kui Hiina ähvardab tungida sisse. Oleme juba mitu korda maininud, et teised suurriigid võivad sekkuda. Just sellepärast tahaksidki need suurriigid sekkuda. Kui Taiwani kiibitootjad peaksid kas Hiina või Taiwani enda käe läbi tegevuse lõpetama, tooks see kaasa katastroofi, mis halvaks sõjalise varustamise ja võib-olla kogu maailma. See ongi see, mida nimetatakse mõjuvõimuks. Taiwanil tuleb vaid ähvardada kõik õhku lasta ja sellega kukub kogu maailma elektroonikatööstus kokku. Sellest ähvardusest üksi piisaks, et kogu maailma tähelepanu pöörduks Hiina poole, tekitades tugeva surve, mis sunniks siit taanduma. Aga võib-olla ei peagi Taiwan nii kaugele minema. Võta vesi, sõjaline ebakompetentsus, korruptsioon ja kiibid ning saad mürgise retsepti Xi ja tema Taiwani plaanide jaoks. Kuid kõigele sellele lisandub veel üks probleem, mis takistaks igasugust pikaajalist sõjalist tegevust, mida Hiina soovib alustada. Hiina majandus on hädas. Kinnisvaramull on kohe lõhkemas ja see halvaks Hiina võimekuse Taiwani sissetungi pikalt üleval hoida. Atlantic Council ütles jaanuaris, et Hiina kinnisvaraturg on juba 5. aastat järjest languses. Mõttekoda ütleb, et Hiina turul on 80 miljonit müümata kodu. Ja mõttekoda ütleb, et üks Hiina majandusteadlane usub isegi, et 80% arendajatest ja ehitusettevõtetest Hiinas lahkuvad turult lähiaastatel. Hiinas on terved kummituslinnad, mis on üles ehitatud, kuid jäävad enamasti asustamata, muutudes aeglaselt lagunevateks liigse investeerimise jäänusteks tööstusharus, millesse Hiina tahtis uskuda, et see ei lakka kunagi kasvamast. Teedebel lisab, et Hiina kinnisvaramull oli juba tõstnud kinnisvarahinnad üle 17 korra kõrgemaks kui keskmine palk, mis on enamiku jaoks lihtsalt taskukohatu. Ning see näitab, miks kummituslinnad üldse eksisteerivad. Hiina kinnisvaramull on umbes nii suur, kui see üldse olla saab. Varsti see lõhkeb. Ja kui see juhtub, järgneb sellele kogu Hiina majandus. Võib väita, et mull on juba lõhkenud, sest Hiina on juba languses ja taastumise märke on vähe. Aga kui olukord halveneb, tulevad Hiina majanduse nõrkused rohkem esile. Peale kinnisvara toetub Hiina majandus tugevalt ekspordile. Jaapan, USA, Lõuna-Korea ja Taiwan moodustavad 21,31% Hiina ekspordist. Kui Hiina tungib Taiwanile kallale, võivad kõik 4 riiki ostmise lõpetada ja Hiinal tekivad tõsised probleemid. Euroopa Liit tervikuna on veel üks suur klient. Ka nemad võiksid ostmise lõpetada, avaldades Hiinale veelgi suuremat survet. Ja Indo-Vaikse ookeani piirkonnas ning ümbritsevates regioonides võivad ka sellised riigid nagu Filipiinid ja Vietnam ostmise lõpetada, kuna nad juba vaidlustavad maavarade kasutusõigust ja väikeste saarte kontrolli Lõuna-Hiina meres, mis tähendab, et Hiina majandusliku nõrkuse hetke kasutatakse kohe ära. Ja Hiina ei saa selle kõige vastu suurt midagi teha.
Neil on tootepõhine majandus ja peaaegu puuduvad loodusvarad nagu nafta ja gaas, millele toetuda, et asju üleval hoida. Samamoodi nagu Venemaa on suutnud luua varimajanduse, et oma sõda Ukrainas jätkata. Raha lihtsalt lakkaks sisse tulemast. Ja kui Taiwani sissetungi alustamisel suunatakse veelgi rohkem raha sõjalistele kulutustele, muutub see probleem veelgi tõsisemaks. Eluasemekriis süveneb ja Hiina saadab end samale majandusliku allakäigu teele, mida me praegu näeme Venemaal. Ütleme nüüd ilmselge välja. Hiina vajab raha, et Taiwani sissetungi jätkata. Kui nende majandus kokku kukub, mida võimendavad ka teiste riikide kaubandussurved Hiinale, oleks see surmaotsus sissetungile, mis on juba algusest peale väga riskantne. Ja taas, Taiwanil polekski muud teha, kui lõpetada ostmine ja müümine Hiinaga ning toetuda oma kiibitööstusele ja selle tähtsusele, et veenda liitlasi survet suurendama. Nii et Taiwani plaan Hiina sissetungi vastu on lihtne. Las nad tulevad. Taiwani geograafia, kaasaegse sõjatehnika ja geopoliitilise tähtsuse kombinatsioon tähendab, et nad suudavad tormi üle elada. Hiina ei suuda seda, sõna otseses mõttes, Taiwani väina mõttes, aga ka majanduslikult, sõjaliselt ja geopoliitiliselt. Sest kui Xi viib oma plaanid ellu, satub Hiina tõelisse geopoliitilisse põrgusse. Sissetong on läbi enne, kui see üldse alata jõuab. Taiwanil on kõik trumbid käes. Nüüd kujuta seda ette, mis siis, kui Ukraina sekkub. Olles tõestanud end maailma droonide ekspertidena, pole raske ette kujutada, et Ukraina pakub Taiwanile meredroone, mis muudaksid Taiwani väina veelgi ohtlikumaks. Euromaidani press teatab, et Ukraina teeb juba droonidalaseid ettepanekuid Taiwanile ning need droonid, olgu nad siis merel või õhus, on piisavalt ohtlikud, et põhjustada Hiinale Taiwani väinas veelgi rohkem probleeme. Tahad teada miks? Vaata siis meie videot, kus käsitleme Ukraina esimest omataolist rünnakut Vene mereväe vastu. Kui sulle see video meeldib, siis ära unusta tellida, et näha rohkem sõjasaate sisu. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!